Tere kõigile, head vaatajad, kuulajad. Eesti.com poolt on nüüd siis eetris vandenõude analüüs mai 2026. Meil on täna külas kokku 4 inimest, saatejuhiga kaasa arvatud, ja alustame tehnokraat Andres Saukas. Tervist, mõistust ja tarkust, see on minu parool algusse, sellepärast ma olen kogu aeg saanud vastu päid jalgu, et igalühel on seda mõistust nii palju, et mispärast ma seda veel juurde, aga siis ma ütlen, ega ma sulle ei soovin, ma soovin iseendale. Nii. Täpselt. Siis on meil külas koolipapa Märt Sults. Tere õhtust ja igatepidi vahva või päevast või lõunast või parasjagu kellel kuidas. Tere. Ja suur tänu. Maarjo Maripuu, Eesti.com toimetaja, veebiraadio saatejuht. Tervist ka minu poolt. Ja saadet juhin siis mina, Eesti.com portaali peatoimetaja ja selle saate juht Mihkel Johannes Paimla. Maikuusse jäi nii mitmeidki olulisi asju, aga me alustame loomulikult maailma mastaabist, aga natukene kitsamalt piiritletud ja nimelt siis Suurbritannia kohalikud valimised, mis siin nüüd mai alguses oli. Ja need toimusid 7. mail 2026, kus valiti 5066 Inglismaa volikogu liiget, 136 Inglismaa kohaliku omavalitsuse, kõik 32 Londoni linnaosa volikogu, 32 suurlinna linnaosa, 18 unitaarvalitsust, 6 maakonna volikogu, 48 ringkonna volikogu ja 6 otsevalitud linnapea jaoks Inglismaal. Enamik neist kohtast Inglismaal valiti viimati 2022 aastal. Ja kui kõik 136 volikogu olid välja kuulutatud, sai Reform UK, mis on Nigel Farage'i partei, 1453 volikogu kohta, mis on 1451 koha võrra rohkem ja annab absoluutselt kõige suurema esindatuse senistest volikogu kohtadest. Siis leiboristid said 1068 kohta, mis on suisa 1496 kohta vähem. Konservatiivid said 81 kohta, mis on omakorda 563 kohta vähem. Liberaaldemokraadid said 844 kohta, mis on 155 koha võrra rohkem ja roheline partei sai 527 kohta, mis on 411 koha võrra rohkem. Sõltumatud kandidaadid võitsid 212 kohta, mis on 34 koha võrra rohkem. Elanikühing võitis 36 kohta, mis on 31 koha võrra vähem. Leiboristid kaotsid kontrolli 38 volikogule. Reform UK sai 14 volikogu, konservatiivid kaotsid 6 volikogu, liberaaldemokraadid said 1 volikogu, rohelised said 5 volikogu ja 23 volikoguga on seis selline, kus ühelgi erakonnal puudub igasugune kontroll. Ja vaadates praegust poliitilist taustaolukorrale, siis tööpartei omad või leiboristid Starmeriga on sattunud pundseisu, et Starmer ei taha kuhugi astuda, aga järjest suurem on vastuseis tema enda parteis Starmerile ja väidetavalt otsitakse uut järglast peaministri kohale, kes selleks iganes ka ei saa. Tegu saab olla ainult ühega neist äärmusglobalistidest, kes paneb veel suurema pitseri Suurbritannia vabadustele. Andreselt aga küsiks nüüd sellise küsimuse. Milline on võimalus, et tööpartei kaotus kohalikel valimistel Suurbritannias toob kaasa rahvuslaste liikumise kasvu, kusjuures me muidugi peame tunnistama, et Farage on teatud mõttes kontrollitav isik sellest tähenduses. Ja ühtlasi, kuivõrd otsitakse uut peaministrit tööparteis, siis millised arengud võivad lähikuudel Suurbritannias sees seista? Palun. Nii, küsimus oli pikk ja sissejuhatus, aga ma hakkaks lihtsamast asjast pihta, küsiks kohe vastu kõigilt inimestelt, kes vaatavad, missugune võim seal Inglismaal on. Ütlen kohe ette, monarhia, kuningas on eesotsas, siis tuleb mis alamkoda ja ülemkoda, kellest nüüd seadusandlik võim tuleb ülevalt ju. Ja alamkoda
see oli praegult, millest me rääkisime või saatejuht luges ette, vot need on need parlamendid, aga ülemkoda on lordid, suurvürstid, ütleme nii eesti või keeles või vene keeles, oligarhid ehk suurfirmade juhid või kuningakojad. ja vot, kui nüüd vaadata järgi, natukene meelde tuletada, siis näete, alamkoda on demokraatlikult valitud parlamendiliikmed, kelle käes on peamine poliitiline võim, nende peamine, aga ülemkoda, mis teeb, on määratud või pärilikud lordid, kes vaatavad seadusi läbi ja teevad parandusi. ja kui need parandused on tehtud, siis võime seda alamkoda kogu aeg vahetada ja valida. ja täitevvõimu võimuks ongi, ütleme, võtame selle Inglismaa ette, nagu suur firma, aktsiaselts koos oma nõukoguga, kui hakata niimoodi mõtlema ette. ma peensusteni ei lähe, laboristid, need vaadata, Johnsonid ja kõik on vahetunud, Margaret Thatcherid ja kõik need, kes on asja jaganud nagu õiget pidi. ikkagi ütleb see samane suurfirmade juhid, nii nagu kütused ja kõik need nõnda nimetatud suurfirmad juhivad, mitte riigid ei juhi, nii riigid on nagu ka aktsiaseltsid, aga Inglismaa on üks hea näide ju, et on aktsiaselts koos oma nõukoguga, kus on või see ülemkoda veel olemas. ja täitevvõimuks ongi siis need alamkodas ehk nagu ütleme aktsiaseltsis tootmisjuht. tema vastutab tegevuse eest, kas astume Euroopa Liitu või astume Euroopa Liidust välja, pakutakse välja. ja monarh, see on nagu aktsiaseltsi omanik, mis on pärandatav, see on kuningas ja tema sõna ikkagi jääb peale, kuigi meil ei räägita, et ta on nagu tühi koht, ei ole tühi koht midagi. ja nüüd see küsimus oli, kas siin mingid mäsud hakkavad tulema, vot see ja sellised rahvarahutused. ütlen lihtsalt ära oma arvamuse, kui sellise äriseltsi või äriühinguga kokku panime, see on planeeritud kõik asjad, mis seal toimuvad ja kui neil on vaja hakata midagi arendama või neid pagulasi või jälle edasi-tagasi saatma, nad saavad sellega väga ruttu hakkama, vahetavad ära alamkojas ja seal ei juhtu sellist lugu nagu meil, et see 13% nagu see rahvaküsitlus on, et rahvavõim, seal on ikka monarhia ja selle peale peab arvestama. nii et arvan siin sedapidi, et kui tahetakse, tekitatakse, kui ei taheta, ei tekitata, aga ma arvan, et ei tule, see Hormuzi vein läheb ka lahti, nii et ärivärgid toimivad. ja kuna tehnokraadi saateid teen, siis ma uurin ka saksa kirjandust ära, sest Inglismaal, kui võtta eraldi, tema ju selle rohepöörde tegi, ta mattis enda maavarad, selle kivisöö ja kõik mattis ilusti mulla alla. tal on need tanklad uuesti mere peal täitunud, iseenesest kaaned on peal ja kontrollitakse, nii et tal on seda, ta võib iga kell alustada omaette tegemist, aga ta pumpab praegu Norrast ja nii edasi. omavahelised suhetega seal piirkonnas. no vot, see on minu poolt kõik, et ma arvan, et see rahutuste peale ei tasu üldse mõelda, sellepärast et asjad toimivad planeeritult. nii, suur tänu sulle, Andres. selle koha pealt ütleme siis niimoodi, et mis puudutab Suurbritannia edasist tulevikku, eks me arvestame sellega jah, et kuningas justkui seal kontrollib seda ühiskonda, teisi riike, et kui meie korraldustele ei allu, siis juhtub see või teine. nii et vaatame jah, mis puudutab seda Hormuzi väina, et kas nüüd reedeks tuleb kokkulepe, et siis selgub edasine käekäik selles suhtes. Aga lähme siit edasi ja Märt, sõna on sul. aitäh, tähendab, et ma põhimõtteliselt nõustun Andresega ja tähendab, et ja ütlen ka niimoodi, et tähendab, et kui mingisugused muudatused on toimunud või mingi valimised või mingid muud asjad, keegi tõuseb, keegi langeb,
tähendab, need stsenaariumid on kõik läbi mängitud. tähendab, et see ei ole juhuslik, see värk, et keegi nüüd kohe lambist sai absoluutse enamuse ja need on läbi mängitud stsenaariumid. ja igale stsenaariumil on ka olemas vastav tegevuskava, mis siis toimuma hakkab. tähendab, ju siis otsitakse uut peaministrit, kes no ütleme niimoodi, kes tanki alla läheb. et kes oleks nõus, kes oleks leplik ja kes arvestaks nii alamkoja, ülemkoja kui ka siis, kui tuleb kuningas ja ütleb, et tegelikult see asi niimoodi nagu ei lähe. Öeldakse küll, et Inglismaal on kuningas nagu esindusnägu rohkem, aga päris ta niimoodi ei ole, sellepärast ühiskondliku arvamuse kujundamine ikkagi käib läbi kuninga. nii et see on nagu selline värk. Hormuzi väina kohta, see on väga super äriprojekt. tähendab, et üks maa arvab, et ta on siiamaani nii loll olnud, et ta pole sinna tollimaksu kehtestanud ja teine maa on õudselt tige selle peale, et enne sai ta sealt odavalt asju läbi vedada. nüüd kuramus peab mingisugune, ütleme, kolmandale riigile hakkama mingit maksu maksma. ja see kokkuleppe sündimine, see on puhas äri. kõige jõhkram või küüniline on selle juures öelda, et selle äri juures saavad süütud inimesed surma, aga no antud juhul, kuna Vene sõjaväes vist, kui ma õigesti mäletan, oli õppuste ajal loomulik kadu 2%, et kui 2% sõdurid sai õppuste ajal hukka, siis nagu selle üle juurdlust ei alustatud. et noh, see lihtsalt oli loomulik kadu. ja tähendab, praegu antud juhul vist paistab, et see Hormuzi väina juures mürgeldamine ja mässamine on loomuliku kao piirides. niimoodi, et see on väga küüniline ja ma palun vabandust kuulajate ees, et ma niimoodi ütlesin, et aga paistab kaugelt see asi nõndaviisi. ja kui hakata vaatama börsimänge, et kuidasmoodi need hinnad üles-alla hüppavad peale iga Trumpi magamata ööd, kui ta hommikul jälle säutsub kuskil, eks ole, nii börsihinnad panevad üles ja panevad alla, siis tekib jälle kahtlane, no ütleme, reaalainete inimesena tekib mul kahtlane tunne, et see on ka väga planeeritud tegevus et see nagu ei ole niimoodi. ja kui klassikut tsiteerida ajaloost, siis et kõige tulusam äri on sõda, eks ole, aga jälle väga küüniline värk, sõjas reeglina hukkub väga palju tsiviilisikud, kes pole mitte milleski süüdi. ja samal ajal, et Inglismaa, nüüd tulla tagasi alguse juurde, et Inglismaa poliitika nagu millestki muutub ja mässud lahti lähevad ja tööpartei, ta nimi on nii ilus, tööpartei. see sarnaneb kuidagi teise maailmasõja aegsetest laagritest, kus kohas oli suur silt laagri ukse kohal, et töö vabastab, on ju. et tähendab, et ma nagu ei usu, et seal mäsuks läheb. mäsuks läheb sel juhul, kui sinna saab konservatiiv või rahvuslane, saab peaministriks ja et majandust keerata positiivseks, siis ta peab väga palju makse tõstma, väga palju ühiskondlikku arvamust kujundama, et inimesed kannatame selle asja ära, siis pärast läheb paremaks. aga ma arvan, et keegi ei julge sellist riski ette võtta, kuigi ta on Euroopa Liidust lahti ühendatud ja tal on nagu peaks nagu olema oma otsustusõigus. et võib-olla läks natukene, vajus jutt laiali, aga sisu on lühikokkuvõttes selles, et lihtinimesega ei arvesta niikuinii mitte keegi ja kõige võimsam relv on tegelikult, kuidas turg räägib, ehk kuidas ühiskondlik arvamus kujundatakse. ja siis tuleb ka peaministril hakata võtma vastu selliseid otsuseid, mida ta muidu ei oleks julgenud võtta. aitäh! ja suur tänu sulle, Märt, selle ülevaate eest selles osas. jah, ütleme, et suurtel riikidel on omad sellised mängud, mille suhtes me peame tunnistama, et seda ei jagagi paljud lihtinimesed, aga kes me lihtinimesed oleme, me oleme selles suhtes nagu nende jaoks ballast, mingisugune osakene, mille suhtes võib lihtsalt vaadata, et noh, mis nad siin ikka vigisevad, et kannatavad ära niikuinii. ja tõepoolest see küünilisus selle Hormuzi väina ümber toimuva suhtes, noh, see on niisugune mitmetasandiline, aga nagu öeldud, Suurbritannias muutused kindlasti ei tule kergelt ja eks edasi ja Maarju. Aitäh, Mihkel, sul on vist internet on vilets, et takib hirmsasti, aga no saame ehk hakkama. nii et vaatajad, palun vabandust selle tehnilise viperuse pärast.
aga Mihklile ütles generaator üles, ta ei ole sinna kallist diislit vallanud siis. ja just täpselt. Aga nüüd, kui tulla Inglismaa juurde, siis Nigel Farage tegelikult on juba pikaaegne lemmik mul olnud sellest ajast, kui ta nii-öelda tegi selle Brexiti, ehk siis laias seal nii-öelda Euroopa Parlamendis ja tegi selle väljatuleku ära. Ja mina näen praegu, et mis seal Inglismaal toimub, kus moslemid mässavad, tapavad seal inimesi, lõikavad päid ära, vägistavad seal väikseid tüdrukuid. Et mina näen, et see Nigel Farage praegu on vast ainuke niuke jõud, mis suudaks selle ehk tagasi keerata, kuigi teda süüdistatakse ka Inglismaal ju populismis. Aga nüüd, kui tulla natuke ajast edasi, et miks on immigratsioon nii tugevalt Inglismaal, siis tegelikult on ju otsa lahti teinud ju kuningas Charles, kuna ta on illuminaat ja globalist ja ta on ju seda kõike soodustanud, et need mustad seal oleks kenasti ja kõrisi lõikaks. Aga nüüd on kõige pullim on see, et kas nad ei arvestanud seda, nad arvasid, et need paadipõgenikud või keda nad sinna sisse lasevad ja jätavad sinna, et need on niisugused head poisid ja kenad doktorid tulevad sealt paadiga, aga no võta näpust, tulid hoopis vägistajad ja kõrilõikajad. Et nüüd ongi küsimus see, et neil on see endal ka tundub, et see asi on nagu kontrolli alt välja läinud. Ja tegelikult siin on ka Charlesi enda huvides see, et tuleks tugev peaminister, kes lükkaks selle džinni uuesti tagasi pudelisse, sest vastasel juhul seal, kui suureks mässuks läheb, võib ka sellel kuningal troon kõikuma lüüa, sellepärast, et lihtsalt mustad võtavad selle palee üle lõpuks, et see mäsu võib seal nii suureks minna. Aga kui nüüd minna Hermusi väina juurde, siis ütleks niimoodi, et siin oli vahepeal juttu, et oi, elektrihinnad on nii kõrged, et inimesed enam elektriautos ei taha. Aga Hermusi väina blokaad ju päästis elektriautod ja Trump päästis ka nii-öelda maskinaha sellega seoses. Sellepärast, et nagu kütuse hinnad ju kõrgeks läksid, siis kõik hakkasid vaatama elektriautode ja Teslade poole, et väga, väga hea diil oli nii-öelda ja Trump oli kõva abimees maskile. Aga selles kohas, aitäh! No ma ütlesin sulle enne. Ja aitäh sulle, Maarjo, et tegu on äriprojektiga. Aga mis puudutab seda Maarjo osundatud, siis me näeme, kui tugev see immigratsiooni tase Suurbritannias on ja siin võib aastate või siis paremal juhul võib-olla aastakümne küsimus olla, kui mitmenda põlve immigrandid võtavadki täielikult üle Suurbritannia. Nii et siin nagu selles suhtes üldse nalja ei ole. Aga lähme siis järgmise teema juurde. Ja palun, kuulen. Ma tahtsin sulle nagu vanast ajalust 15. sajandist öelda, et kui inglased tahtsid hävitada ära šoti rahvust, siis oli kuninga käsul lihtsalt seksiti šotlased läbi, et esimese pulmaöö õigus oli inglise aadlikul. Nii et siin tuleb see värviliste ja inglaste vahel võib tulla täpselt samasugune värk, et inglane on mulatt. Jätkame siis nüüd USA-Iraani versus veel oma USA-Iisrael versus Iraan-Liibanon. Ja teema jätkuvalt seondub siis sellega, et see konflikt praeguseks võib olla täielikult läbi, aga millised tulemid saavad selle asjal olema, see selgub lähipäevade või nädalate jooksul. Ent enne kui küsimuse juurde läheme, siis natuke kronoloogiat maikuusse. 3. mail ütles Donald Trump, et USA aitab väinas olevaid laevu vabastada. 4. mail teadsid AÜE ehk siis Araabia Ühendemiraadid ja Omaan, et nad olid pealt kuulanud Iraani rakette ja droone. Iraani riigimeedia teadis, et Iraani merevägi tulistas rakette ja tabas väinas asuvat Ameerika fregatti. CENTCOM eitas, et raketid laeva tabasid.
USA väed hävitasid väidetavalt väinas 6 väikest Iraani paati pärast seda, kui nad väidetavalt üritasid segada 2 USA lipu all sõitva kaubalaeva ja 2 mereväe hävitaja transiiti. AÜE teatas, et Iraani droonirünnak Fujairah naftatöötlemistehasele põhjustas tulekahju, millest sai vigastada India kodanikke. 5. mail teatas AÜE, et nad on teist päeva järjest Iraani raketi- ja droonirünnakutega silmitsi seisnud. Iraan eitas rünnakute korraldamist. 6. mail teatas Trump USA sõjaväeprogrammi Project Freedom peatamisest väina taas avamiseks lühikeseks ajaks, viidates jutumärkides suurele edule Iraaniga kokkuleppe saavutamisel. NBC News teadas, et Trumpi ootamatu teadaanne vihastas Saudi Araabia juhte, kes toetasid diplomaatilist protsessi Pakistanist. Saudi Araabia vastas sellega, et ei lubanud USA sõjaväel lennata lennukitega Prince Sultani õhuväebaasistega lennata läbi Saudi Araabia õhuruumi, mis sundis operatsioonidel pausi tegema. USA tegi Omaani lahesse Iraani lipu all sõitva naftatankeri töövõimetuks. 7. mail teatas USA, et ründas Iraani sõjaväeobjekte Bandar Abbasis ja Qashimi saarel vastuseks raketi, drooni ja väikelaeva rünnakule väina ületanud USA hävitajate vastu. Iraan süüstas USA-d vaherahu rikkumises, sihtides Iraani naftatankerit ja teist laeva. USA väitel tabasid USA rünnakud tsiviilpiirkondi Qashimi saarel ning rannikualasid Bandar Khamiris ja Tsirikus. Iraan teatas, et sihtis vastuseks neile intsidentidele Ameerika sõjalaevu. AÜE väitis, et tema õhutõrjesüsteemid tulistasid alla 2 Iraani ballistilist raketti ja 3 drooni. Samal päeval teatas USA, et ründas 2 tühja naftatankerit, mis väidetavalt üritasid Iraani jõuda. Iraani ametnike sõnul jäi USA rünnakutest, mis tabasid Iraani kala- ja kaubalaevu kadunuks 6 inimest ja teised said vigastada. 9. mail teatas Wall Street Journal, et Iisrael ehitas oma õhurünnakute toetamiseks Iraani kõrbepiirkonda sõjaväebaasi ning algatas õhurünnakuid Iraagi sõdurite vastu, kes peaaegu baasi leidsid, tappes 1 sõduri. 17. mail kinnitasid Iraagi ametnikud, et Iisrael hoiab Iraagis veel 1 baasi. 10. mail teatasid AÜE ja Kuveit droonide sisse tungidest, mis neutraliseeriti ning droonirünnaku tagajärjel puhkas Katari lähedal laeval tulekahju. Järgmisel päeval saatis USA Iraanile survet avaldama tuumaallveelaeva USS Alaska SSBN 732. Wall Street Journal teatas, et AÜE on Iraani diskreetselt rünnanud, sealhulgas aprillis Lavani saarel asuvat naftatöötlemistehast ning et AÜE koordineeris sõja tegevust Iisraeliga. USA suursaadik Iisraelis Mike Huckabee teatas, et Iisrael saatis AÜE-sse Iraani rünnakut ärahoidmiseks raudkupli patareid ja personali nende opereerimiseks. 12. mail süüstas Kuveit Iraani katses 1. mail 6 IRGC sõduriga Bubiani saarele tungida. 4 neist võeti vangi, ülejäänud 2 põgenesid. 13. mail teatas Reuters, et Saudi Araabia ründas Iraani toetatud Iraagi miilitsaid Iraagi ja Saudi Araabia piiri lähedal umbes 7. aprillil USA ja Iraani vahel sõlmitud relvarahu ajal. Iraagi allikad väitsid, et Kuveidist pärinesid raketirünnakud, kuigi Reuters ei suutnud kinnitada, kas vastutavad Kuveidi või USA relvajõud. Kuveid algatas rünnakud Iraagi miilitsate vastu oma territooriumilt. Netanyahu büroo teatas, et ta külastas sõjasalaja Araabia Ühendemiraati. AÜE eitas seda. 18. mail teatas Trump, et lükkas Katari, Saudi Araabia AÜE palvel edasi 19. maiks kavandatud Iraani vastase rünnaku. 22. mail võttis Katar sõjas vahendaja rolli, mis oli Pakistani järel teisejärguline. 24. mail ütles USA ametnik, et USA ja Iraan on teoreetiliselt kokku leppinud, et Teheran taas avab Hormuzi ja utiliseerib kõrgelt rikastatud uraani. Iraani meedia teatas, et Iraani sõjavägi peatas Iisraeli orbiteri luuredrooni Hormozgani provintsis. Iisrael ütles, et nad ei ole sellisest intsidendist teadlikud. 25. mail ründas USA Iraanis sihtmärke, sealhulgas paate ja raketibaase. Väidetavalt hukkus mitu Iraani sõdurit. Iraani allikate sõnul sihtisid iraansed enne USA rünnakuid laeva. 26. mail teatas Iraan, et tulistas alla USA MQ-9 drooni ja tulistas oma õhuruumis asuva hävituslennuki pihta. Iraan väitis, et enne taandumist sisenesid riigi õhuruumi USA RQ-4 droon ja F-35 hävitaja.
27. mail viis USA Iraanis läbi rünnakuid, mille sihtmärgiks oli sõjaväeobjekt, mis ametnike arvates ohustas Ameerika vägesid ja mereliiklust väinas. USA ametnik teatas, et USA tulistas alla Iraani droonid, mis kujutasid endast sarnast ohtu. 28. mail tulistas Kuveit alla oma territooriumile lastud ballistilise raketi. Iraan teatas, et sihtis eelmise päeva rünnaku eest vastutavat Ameerika baasi Kuveidis. Alla tulistatud Fateh 110 raketi praht langes Ali al-Salemi õhuväe baasile, vigastas Ameerika sõdureid ja alltöövõtjaid ning hävitas USA MQ-9 Reaper drooni ja 30. mail teatas Wall Street Journal, et USA aitab juhtida laevu, mis läbivad Hormuzi väina pimedana. Ja teema siit nüüd kujuneb sellisena, et väidetavalt nüüd sel esmaspäeval jõuti põhimõtteliselt kokkuleppele USA ja Iraani vahel, aga Iisrael on sellest raevus ja ründab Liibanoni, mis saab olema Iraani vastus sellele, seda me näeme lähiajal, aga kindlasti ei ole asjad kõik nii üheselt mõistetavad. Andresele nüüd küsimus, et see USA ja Iisraeli vaheline näitemäng, kus praegu USA justkui vastandab ennast Iisraelile, kuigi me ei tea, mis seal tegelikult taga on, ja võideldes samal ajal Iraani ning Liibanoniga, tõstatub küsimus, et mis mõtet on üldse nendel vaherahudel, kui konflikt siiani veel kestab? Küsimus, ütleme ära, päris pikk ja ilus loeng oli, kui see faktide loetelu, kui palju seal fakte õigeid ja valesid on, seda peab ise vaatama ja kontrollima, aga need näitemängud, nagu sa ilusti ütlesid, toimuvad kogu aeg läbi sajandite siin, võtame ligemal ajal siin Vietnami sõda USA vahel, mindi kommunismi nagu peatama seal Vietnamis, siis leiti jälle, et nüüd on vaja pärslastel ehk iraanlastel tuumapomm kuidagi kätte saada, aga nende laborid ja töö ja nad on ju 70-ndatest, see 70-ndatest on ju kogu aeg sanktsioonide all, nad on kogu aeg olnud piiratud seisusesse ja kaubavahetusele töötanud ja kui ma arvan, et kui siin Eestis panna ka sellised sanktsioonid peale, me tõuseks kahe jala peale ilusti püsti ja saaksime edasi minna rahulikult. Ja vot see, kui on, räägime siin ära, mis asi see on lihtne malemäng. Kas käime nüüd hotkanjom või paneme siis selle vankriga või etturitega, see on rahvane selline näitemäng, nagu sa ütlesid. Ja Iisrael, ütleme, juudid, osa on head, sionistid on pahad, ütleme niimoodi nii, nagu ükskõik mis rahvuste juures on, aga mille kohta ma ütlen, et tõestusmaterjal nii rõõba, nii mjassa, tähendab vene keeles ei ole kala ega ei ole liha, kui inimesel on kaks kodakondsust. Nüüd küsige enda käest, et millise riigi kodanik ta on, millise riigi eest ta läheb välja. Ja ma usun, et saite aru, kellest ma räägin, et need on ju, juudil on see kombe, et tal on kaks kodakondsust, aga on ka teistel, aga ülejäänutel ei lasta. Ja vot sealt tulebki see ringiratas tagasi, et nemad segavad igal pool, panevad oma male käima, male või oma näitemängu peale ja alustavad sõdu ja teevad ära, oli see teine maailmasõda, oli esimene maailmasõda, kui hakkad juurte peale minema, ikkagi tulevad seal need poisid ette, kes oli, soovitan vaadata head filmi Trotskist näiteks, Lenini baarimees oli, tema läks ju, kuidas läks väljakule, et mäss maha suruda ja värki, tal oli purgitäis käekellasid ja kui jõudis oma selle rongiga sinna rindele, kus ei tahetud nagu sõda pidada valgekaardlaste vastu, siis ta rivistas üles ja ütles iga 10 astuge samm ette ja lasi neid maha. Ja asi oli paigal. Ja võtt oli ka ju, Bronstein oli ta õige nimi, aga Trotskiks ta nimetas, et on, pärast oli sõber Stalin, noh, see oli jälle Sugaspiili. Nii et mõelge,
kes neid maailmas, neid mäsusid ja neid malekäike kogu aeg välja mõtleb ja kuidas neid teostatakse. aga kui satub kõva vastane nagu pärslane, Iraan, kui on ta kõik maa alla läinud, peitu, kõik laborid on seal, teeb kõik katsed ja tuumad ja kõik teeb seal ära, võid maa peal ja mägesid tulistada nii palju tahes. ja tuumaga veel, kui veel edasi minna, kes siis teeb, kuidas see tuumavalem nüüd kohe nii ruttu, kui see ameeriklane tegi pommid seal Nagasakis ära ja natukene aega ja oli vastasleeril Nõukogude Liidul ka tuumapomm käes ja vesinikupomm. vaadake, kuidas see infovahetus käib, sest tollal ei olnud meil neid asju. nii et proovige inimesed mõelda selle peale, need on kõik jälle selle jaoks välja tehtud ja põhjuse ma võin teile ka välja pakkuda, see on mu isiklik arvamus, on vaja nüüd see Ukraina nõnda nimetatud näitemäng, ma ütlen seda ka, et vabandan kuulajate eest, sest see Zelenski soovitan vaadata ka, temal neid naljasaateid ees, naersin laginal, aga vaadake tema nägu, milline ta on nüüd iga päevaga on, ta on nii laiaks läinud ja narkotsi nii palju sees, ütlen niimoodi, neid meelemürke, et viinaga ka nii paiste ei lähe, aga see nagu ta on, et see on erguti pluss siis veel sees. nii et vaadake, kuidas see asi käib. ja küsimus oli, et kaua see konflikt kestab, ega ta pikalt ei ole, kui see on nüüd malekäik, lasti käima, kõik on omad summad saadud ja mille pärast see käima lasti, Sormusi väin ja küll lastakse ka see, mis ta on, see Vene terve torujuhe, selle ma ka lugesin, kas see on õige vastus või ei ole, selle ostsid ameeriklane ära, kes oli viie olema, see Nord Stream 2. et enne oli 5 suurt firmat, oli prantslane ja Shell ja British Petroleum, aga nüüd ameeriklane ostis selle toru ära ja küll siis hakkab nõndanimetatud Kasahstani nafta sealt varsti voolama Euroopa poole, sest viimane aeg on praegult lasta gaas liikuma, sellepärast mahutid on tühjad kõik Euroopas. ja kui Euroopa mäsu tuleb, vot see on kole värk. Vot seda ei taha ei valge, kollane ega must juut näha. Ta tahab ikka rikastuda, aga rikastuda saab niimoodi pikkamööda hästi läbimõeldud plaaniga. ja vaadake, me võtame kohe meie siin valitsus ära, nemad räägivad ju lööklausetega, vaadake, 5 aastaku plaan 4 aastaga ja tõstame hinda ja ei tõsta hinda ja meil praegu inerts ka, kui näete, päikesepatareisi ja akupanku veel tuleb hooga peale, kuigi meil nagu veel sooja ei ole ka tulnud, nagu pool või varakevadist külm on siin. Vot see on minu poolt kõik, et malemäng ja näitemäng toimub ja peate aru saama, võtke see hirm endast välja, sest kui haigus tuleb, siis tuleb haigusele vastu hakata, aga mitte oodata, et nüüd järgmine kord tuleb jälle see haigus. Minu poolt kõik. Tänan sind, Andres. Selles suhtes kõik see malemängu teema on väga aktuaalne ja loomulikult eks tehakse asju nii, nagu need valitsejad siin ise korraldavad, aga küsimus on just selles, et kes sellest kõige suuremat kasu lõikavad ja hästi oli välja toodud, et Zelenski ei ole kuidagi selles suhtes aus, et ta tarvitab ise kusagil nurga taga aineid, et siis saada natukene stiimulit juurde. Aga läheme edasi. Märt. Aitäh. Tähendab, et ma alustaksin teatud tuntud meie lemmikust Mick Jaggerist, et kes on siiamaani tipus ja siiamaani teeb muusikat, mis läheb absoluutselt kõikide peale, nii lastele kui ka täiskasvanutele ja vanuritele, aga Mick Jaggeri tervise taga on terve instituut, kes hoiab teda üleval. Zelinskil sellist instituuti ei ole. Tähendab, et ja kui praegu nüüd, ma natukene kaitsen Zelinskit,
et kui sellise tempoga sõita, ma ei kujuta ette, millised meie näeksime välja, kui me peaksime iga päev olema erinevas maailma nurgas ja igal pool lunima raha välja. et see on selge see, et kunagi sakslased oma luurajatele ekstasi välja mõtlesid, et tähendab, et luurajad suudaksid 4 ööd päeva üleval olla ja et olla töövõimelised ilma süüa küsimata ja ilma magama minemata, sest et need ergutid ja need ained on ju Saksas teise ilmasõja ajal kas just sellisel kujul, sellise keemilise koostisega, aga eesmärk oli neil selline. Nüüd praegu vaadata seda Iisraeli ja Ameerika vahelist sõda ja Türk ja kõik, kes seal nüüd kõik vahel on, seal kui võtta faktiline materjal, et see nüüd, ütleme nüüd, et küüniline on ta ikkagi. Aga kui sa nüüd võtad sinu kronoloogiat loetud, et lasti üks paat põhja, teine paat põhja, üks tehti sõiduvõimetuks, üks arreteeriti, siis inimkaotused kui sellised on äärmiselt väiksed. Tähendab, et tapetakse, lõhutakse ära kinnisvara. Tähendab, et tsentrifuugid uraani rikastamiseks või plutooniumi saamiseks, tsentrifuugid, need on 200 meetri sügavusel maa all, eks ole. Et sinna tsentrifuugideni ma ei kujuta ette, millega saab üldse, et kui need töötavad. Tähendab, et ainukene asi, millega saab nüüd peatada, ongi energiakandjate, energiasüsteemi ehk infrastruktuuri rivist välja löömine. Ja sellega tegeldakse metoodiliselt, eks ole. Ja et just nimelt see maa peal, no osa küll tuuakse ettekääneteks, kurat teab mida, eks ole, aga tegelikult käib nõndanimetatud maailma ümber jagamine. Tähendab, et maailma rahasüsteemi ümber jagamine. Et lihtsalt meil on ju 2 vanurit, tähendab põhimõtteliselt seniilset seltsimeest, üks on Trump ja teine on Putin, eks ole, kes on 80-aastased vennad, nemad peaksid doominot mängima hoovis, on ju. Et tähendab, aga nemad omavahel sõdivad ja siis helistavad hommikust õhtuni omavahel. Mis sina täna öös unes nägid? Ma lasin selle laeva põhja. Mida sina nägid unes? Vaat mina nägin, sinna lasin 4 raketti. Tähendab, et see on ju arulage, et mõlemad on ju väidetavalt tipptehnoloogilised riigid ja kuidasmoodi ei saa, tähendab, ei saa mitte millelegi pihta. Naljakas on ju. Tähendab, mingisugune Ukraina droon läks lihtsalt taevas segamini, lennas meile korstale pihta. No okei, no las ta nüüd olla. Aga no andke andeks, tähendab, et kui kaasaegse raketi eksimusvõimalus on 5–10 sentimeetrit, eks ole, ja need on mõlemal riigil olemas. Tähendab, et kui mina käisin okupantide sõjaväes teenimas sunniviisiliselt, siis oli selline süsteem nagu graad, et äike, rahe, tähendab, et mis oli nagu Katjuša tüüpi asi, aga hästi-hästi palju torusid. Tähendab, et kui see ära laeti ja lahti lasti, siis 1 ruutkilomeetrit ei olnud olemas. Mitte midagi, ainult tolm, tast, rohkem mitte midagi. Siin põrutatakse nii, et maa ja taevas on mustraketid lendavad, droonid lendavad, mitte midagi ei juhtu. 1 korus lasti puruks, no hea küll, okei, las ta nüüd olla. Kui on täismahuline sõda, ma ei saa aru. Tähendab, mina kui reaalane inimene, ma ei pane kuidagi puslet kokku, tähendab, et kui keegi tahab kinnisvara projekti, eks ole, et tahab sinna kõrbesse omale suurt suvilat ehitada või mingit suurt plääsi, et siis tuleb see maatasa teha, kohalik rahvas tuleb ära hävitada või ära deporteerida. Tähendab, õppisid Stalini käest, kuidas moodi tõsta, Gröönimaad on vaja, no 6 inimesi paigutud, paned Gröönimaad, las jätuvad ära sinna, eks ole. Palun vabandust hullude väljendite eest või võrdluste eest. Tähendab, liitlased ei tähenda mitte midagi, Türgi liitlased ei tähenda mitte midagi, USA lepib kokku ja Iraaniga Türgi ütleb, et meie tuleme ära siis, kui on vajadus. No andke andeks, et kuna on vajadus võib olla vetsu minna, eks ole, et aga kuna on vajadus tulla piiri pealt ja relvastatud täisrelvis vennad ära võtta, naljakas, maruusklik, temal on igal maruusklikul on 1 faustpadrun, eks ole, keldris ehk 1 RPG-5, et igaks juhuks, et kui keegi mööda läheb, paneb pirak ära. No nalja saab kui palju, jutumärkidest nalja. Tähendab, et sellest asjast Ukraina abistamine algul
absoluutselt efektiivne ja mõttekas. Et tähendab, et käis ikkagi, no ütleme, lihakombinaat käis täiega. Siis ta hakkas liiga väga hästi käima. Siis oli äkki telefonikõne, punane teistmoodi telefon, üle suure lombi helistati, kuule, et nüüd on midagi muud vaja äkki teha. Me ei tea seda, sa ütlesid ise, see on vandenõuteooria, eks ole, et minu pea nagu krutib selliseid mõtteid, tähendab, siin loogika puudub. Tähendab, et lihtsalt puudub loogika. Tähendab, et niikuinii terve see maailm hakkab püsima energiakandjatel. Otsitakse uusi energiakandjad, küll vesiniku, küll kuramuse küllastatud mingisuguseid teisühendid, küll orgaanilisi ülikõvasid happeid, eks ole, küll nafta, küll kivisid, põlevkivi. No ütle, mis loll, palun vabandust, ma nii ütlen, mis loll suutis pähe suruda poolakatele CO2 kvoodi, kui poolakad on kõige suuremad söetootjad. No jumal hoidku, kes see kirjutas sinna alla, mis kõige hullem lugu, poolakas, kes ründas teisel maailmasõjal mõõkadega Saksa tanke, eks ole, nüüd äkki allus sellele. No kordan Andrest, malemäng, aga nüüd uute reeglitega. Aitäh! Ja suur tänu, Märt. Kahtlemata me peame siin arvestama selle energiakandjate teemaga, sest märtsis saati on räägitud seda, et mingi aja jooksul, kas siis nüüd juuni lõpp või siis juuli, tekib kütuses selline kriisimoment, et lennuliikluse kärpimisest räägiti siin aktiivselt aprillis, mais, juunis seni nagu väga suuri indikaatorid pole antud, aga fakt on, et Kataris mitmes teises kohaski on need tootmisvõimsused hävitatud. Venemaast me ei räägigi, et seal on juba praegu kütusepiirangud. Nii et ja sellel taustal, kui meile räägitakse, et roheenergia on see ainus õige lahendus, siis ebastabiilset energiat ei saa ikkagi võtta tõe pähe. Roheenergia on täiesti kamara jura. Sa nüüd natukene mõtled natukene edasi. Mingisugused Eesti superteadlased on avastanud, et 200 meetri sügavusel Ida-Virumaal on uraani. Nüüd ootame seda päeva, kui mingid kuradi ajuvabad või kellel on aju nagu piljardikuul, lähevad seda Ida-Virumaad üles kaevama, et seda kuramuse 2 või 3 kilo uraani sealt kätte saada. Ja see on täitsa reaalne. Tähendab, et see on täitsa reaalne, sellepärast, et see hall mass liigub nii kiiresti, et see on ainult aja küsimus, kui seal mingid seltsimehed mitte ekskavaatorita, vaid labidatega lähevad seda uraani kaevandama, sest muidu me ei saa ennast Venemaa eest kaitstud. Aitäh, sest see hirm on arulage, mida külvatakse inimestele hommikust õhtuni peameedia kanalites. Hirm, et kohe tuleb venelane, kui ta ei tule see aasta, tuleb 3 aasta pärast. Kui ta 3 aasta pärast tuleks 3,5 pärast, on ta kindlasti siin. Ta on juba praegu siin. No just, ja uraanist rääkides veel, et kui seda hakatakse massiselt kaevandama, siis see rikub lõplikult põhjavee ära, nii et olgem hoiatatud. Keda see põhjavesi huvitab? Osta Ameerika vett. Vaat just. Aga lähme edasi ja Maarja, palun. Aitäh. No siinkohal meelde tuletada, et jälgida siis Viru meediat ja põlisrahva liikumist selles suhtes, et siin on fosforiidi kaevamise vastane miiting jälle tulemas. Aga kui nüüd tulla selle samuse Hermusi, Väina ja Iraani juurde, siis ma olen seda ennem ka saadetes öelnud, et tuleb tegelikult tagasi minna sinna aega, kus Alaskal Trump ja Putin nii-öelda kohtusid ja tegid selle nii-öelda limusiinisõidu ära. Ja ma olen täiesti veendunud, et Trump küsis luba Putini käest Iraani ründamiseks ja Putin sai aru väga hästi, et Iraan on tegelikult ju suur ja tugev riik ja lisaks, miks Trump Putini käest luba käis küsimas, sellepärast, et Putin oli ju Iraani liitlane. Peaks olema siiani, aga ta ei ole ju nii-öelda Iraani abistanud sõjaliselt. Aga miks Putin seda lubas, oli lihtne, sellepärast, et Putinil oli vaja nõrgestada tegelikult seda ülbet Euroopat ja Euroopa Liidu riike.
ja tõmmata nii-öelda Euroopa käpuli ja siis tegutseda isemajanduslikult. Ja Hiinale samamoodi oli kasulik see, et siin ongi kogu see malemäng ongi selle peale mängitud ja muidugi konservatiivne leer räägib jällegi vastupidist juttu, ütleb, et Trump on teinud selle lükke, et Venemaad nõrgestada, aga mina seda juttu väga ei usu. Ja see jutt, et Venemaal on kütusega probleemid, no see on ajutine probleem, sellepärast et Venemaa ju ise pumpab omal kütust. Teine teema on rafineerimistehased seda kütust toota ja noh, neid tehaseid ju nii-öelda rünnatakse, et see tõmbab selle ajutiselt tõmbab nii-öelda piiri peale, aga need torud ju remonditakse ära ja varsti saab jälle tootmine edasi minna, et noh, Venemaalt ju nafta ära ei kao, et noh, nii ta on. Aga aitäh! Ja suur tänu, Maarjo, selle lühikese ka sisulise käsitluse eest ja vaatame siis, mis selles suhtes lähemal ajal meil ees selle kõigega seisab, just et meil räägitakse jah, et naftat tuleb võimalikult vähe tarbida, aga me teame ju ka seda, et mai alguses Araabia Ühendemiraadid lahkusid sellest kartelli kokkuleppest, nii et vaatame, kui palju see hakkab tulevikus meil hindasid mõjutama. Aga lähme siis nüüd järgmise teema juurde ja maikuus teadupärast oli ka WHO tippkohtumine Genfis. See kestis umbes nädalaga 18.–24. maini, midagi niisugust. Ja seal oli ka patogeenidega seonduv temaatika üleval, kuivõrd seda lisalepet ei ole ju veel siiani allkirjastatud. Ja see siis puudutab seda, et seda hakatakse jagama rahvusvahelisel tasandil ja siis uute võimalike viiruste jaoks, nagu meil siin maikuus juba propageeriti nõndatud hantaviirust, nüüd on jälle pandud Ebola mängu, et kõiki neid patogeene hakatakse siis jagama selle jaoks, et justkui võidelda viiruste vastu, tehes uusi vaktsiine. Samal ajal aga me teame, et see vaktsiinide teema on kaheti mõistetav ja kõik need vaktsiinid ei ole alati head. Keegi tahab vaielda, siis tal on selleks õigus, aga kindlasti kogu see temaatika on ju üleval olnud vähemalt 3. aastat, kuivõrd 2024 pärast seda tippkohtumist tuli ju välja, et Tedros oli mingisuguse skeemiga saanud ikkagi justkui näiliselt riike nõusolekus, et see leppe saaks sõlmitud, aga see lisaleppe osa jäi ju tookord sõlmimata. Nüüd räägitakse, et see lisaleppe peaks kokkuleppele jõutama järgmise kuu 17. kuupäevaks või vähemalt juuli keskpaigaks, aga see on iseenesest väga halb tee, sest et sellisel juhul me räägime, ütleme, WHO poolsest totalitarismi laienemisest, nagu me nägime juba teatud mõttes nüüd selle uute nõndanimetatud viiruste puhul, milles hanta ei osutunud kuigi elujõuliseks, aga Ebolat kordatakse söögi alla ja söögi peale. Aga Eesti osas nüüd nendel hetkedel, kui me praegu siin seda saadet teeme, siis NETS 2 eelnõu, mis muu hulgas ilma kohtu ekspertiisi analüüsita saab inimesed sundravile saata ja see pole nali, siis see näitab, et hiljemalt järgmise aasta juulist oleme ühed kõige suuremad diktatuuri ihalejad seadusandlikul baasil ja see kahjuks näitab, kuivõrd ebaloogiline on see maailm sellel tasandil. Ja Andreselt siis küsiks, et mida arvata, kui reaalne on, et pandeemia lepe jääb sõlmimata ka järgmine aasta ning on Eestis midagi üldse enam päästa või tuleb tsivilisatsiooni häving, nagu me selliselt teame, kindlasti 2 aasta jooksul? Küsimus oli siis NETS ja sundravi ja ma ütlen teile kohe ära, kui see koostatakse, pannakse, siis need poliitikud seal Toompeal on kõik kohe seal jutti lähevad siis selle sunni alla. Sest vaadake, need ravid ja need igasugused kokkulepped on niimoodi, et parem oli niimoodi, et ainukene kokkulepe oli, kui mees annab sõna, siis see oli nagu kokkulepe, aga nüüd on teistpidi, mees annab sõna ja võtab sõna, need sellised kokkulepped koheselt lähevad katki.
ja minu käest on ka küsitud, et vaata, varsti tuleb see vihakõneseadus, aga ma pakun välja kohe rõõmukõneseadus vastu panna, sellepärast kui ühel pool istub vihakõne advokaat, teisel pool rõõmukõne ja siis nad proovivad defineerida, mis asi see vihakõne on üldse. Ja lõpuks jõuamegi eesti keelega välja, et vihakõne läheb üldse saunalavale, vihaga räägitakse seal ja viheldakse seal. Ja vot need NETS ja nagu see jutt oli, WHO ja ma ütlen, need suured kollektiivid, suured koosolekud, need olid nõukaajal, olid ka olemas suured parteikongressid, otsustati, kõik oli ja arvati, et keegi kusagil midagi täitis neid asju. Leping on leping, tuli uus valitsus, vahetab jälle ära, ta ei näinud, läks kalevi alla ja sellepärast ei tasu neid pandeemia neid asju ka vaadata. Kui oled ikka serge seljaga, saad ju sellele pihta. Sest ma olen ikka uurin ja natukene päris tehnokraate ja ma arvan, et keemikudki teavad seda asja, näiteks nõelravi on selline asi. Ma olen küsinud, et kuidas see ergutamine on, aga tuleb välja, ka parimad poisid on saanud pildistada, et need nõelravi meridiaanid on tegelikult jõed, veejoad organismis ja nõelaga või siis soojaga või akupunktuuriga mudides saad kärestikku käima vesiniku nagu liikumise sees, nagu puus. Aga sellest, kas te olete kuulnud või ei ole, aga ma usun, et mõelge selle peale, mis on Hiinas teada, meil peidetakse ja räägitakse, et paned ikka sutsaka sinna, paned sutsaka tänna, et see paneb siis teid liikuma, aga mis see sutsakas teeb, igasugune sutsakas on mõju ja vastumõju. On ta hea, mõjub paha tablett, aga kui on nüüd selline masseerimine, liikumine, see veri ja vesi liiguks lihastes sees, nii et mõelge selle peale. Ja nendest ütleme siis ka need lepped, nagu oli, tuletame suurt meest meelde, kellest ennem ka oli juttu Stalinist. Stalin ju ütles ära, et kui on mingi probleem, siis sellel probleemil on alati nimi ja aadress. Ja teisega lõpetas ära, et kui ei ole inimest, ei ole probleemi. Nii et mõtislege need partorgid või kes te siin üleval neid lepinguid hooga vastu võtate, seal on teie allkirjad jäävad ära. Ja kui läheb see nõnda nimetatud mäsud lahti, kellel on ka lapsed ja midagi saanud, siis aadressid ja nimed on ju teada. Ja vot sellepärast need WHO ja nagu siin sa küsid, pandeemia lepped, need lükatakse ka sealpool kaugemal edasi. Aga me võime siin olla ikka eesrinnas, nii nagu oleme ikka 5 rikkama riigi seas ja meil on neid lööklauseid siin olnud päris palju, rohkem kui nõukaajal. Nõukaajal, kui sai minna ja lepetega, mis seal oli, mäletan väga hästi, kui tuli minna polütehnikumist tipp võeti ära, siis läksime sealt ja võtsime siis õllekat ligi, aga see ei meeldi. Tõlge oli, olgu tervitatud 1. mai. See mulle ja kõigile meeldis, tõlge oli Vene poolt mitte 1. mai, aga 1. mai, et oleks. Nii et mõelge, kõik kordub ja võtke see hirm ja sellised pandeemiad ära. Kui te ei lähe ära, kui on see, nagu siin ennem rääkid, et bensiini, kütus ja kõik lõpeb sellepärast, tehakse ka kriis, et vaadake see lennupark on väga vana roostes. Võtke Inglismaa laevastik, tal on 4 sõjalaeva, 2 tükki on roostes. See oli nagu nõukaajal seal Murmanskis, kõik allveelaevad on seal rivis, roostetavad, neid ei sai liigutada ja midagi. See samane tehnika ja kogu see keemia ja see mõte tuleb ju kuidagile ära kasutada. No see on minu poolt kõik, nii et võtke see mõte maha, need lepingud ja need kõik on kehtetud, kui ta aga ise aktiivselt tahate hääletada ja kehtestada endale igasuguseid kõik ära, sest ma tean ühte meest ka üks rääkis, et
kui tuleb, ta ootab juba neid vaktsiinisüste ja kui tuleb, siis ta on kohe esimene, pane kohe mitu tükki peale, no tal tähendab, siis organism nõuab seda, et haigeks jääda, saab sealt kaifi kätte, ega ma ei tea ju, ma toon ühe loo siia sisse ka Nõuka Kroonust, kuna sai ära, et meil oli ka Mars Brassok gaasi mask ja siis see OSK ja siis gaasimask peas ja ka üks kutt sai Actami pudeli kätte, siis me ajasime sealt maski filtri vahelt läbi ja imesime niimoodi kolmekesti. Ja siis ühel oli niimoodi, et ta kuuma ilmaga kaotas teadvuse, kukkus põmm maha. See Sampoliit tõmmas maski peast ära, kurat, sellel tuleb viinahaisu peale, siis tõmmas muld maha, sellelt ka tuleb viinahaisu peale ja kolmas ka veel ja kutsus arsti kohale, aga arst oli ikka õige tehnokraat ja me saime malet, mängisime ja sain säästis seal temaga oli ta doktor. Tema ütles lihtsalt, et on Ameerika NATO vägedest lugesime sellist asja, et jah, et kõigil inimesed ei tohigi gaasimaski kanda, sellepärast, et läbi selle sööfiltri hingamine hapnik muutub alkoholiks. Noh, ja siis see Sampoliit küsis, et aga mis nendega teha siis on. Nemad kooseb kaasa, siis nendele ärge gaasimaski pähe sundige panna. No ja näete ise, igas olukorras on lahendused olemas, et lollidele saab alati mõistusega vastu. Ja see ongi siis selle leppenga. Nii et minu poolt kõik. Jah, suur tänu sulle, Andres. Tõsi on see, et hirmuga me ei saavuta siin mitte midagi, et tuleb oma seda vaimset poolt kontsentreerida ja mõelda sellele, et aga mida mina saan teha, et tulevik oleks nii palju muudetav, kui see vähegi võimalik on. Ja kui tullaksegi mingisugust jama tegema, siis igale jõule on olemas vastujõud. Aga lähme siit edasi. Märt, palun. Aitäh. Kuna Andres siin rääkis loosungitest, siis nõukaajast on mul meeles kõige parem ja kõige ilusam loosung, et au parteile, au on kulla sümbol, eks ole, keemiline sümbol. Et au parteile, see oli iga nurga peal üleval. Nii et väga õigesti oli ära formuleeritud, tähendab, et kes, on ju. Aga seda patoloogia värki, palju neid riike on, kellel on olemas geenipangad, kes koguvad kohutavalt geene ja reklaamitakse meeletult maha seda, et geenitehnoloogia aitab sulle valida ravimeid. Et tähendab, kui on sul mingisugune kaksikside või mingisugune aminorühm on vale koha peal või karboksüürrühm või mingi kaksiksidemega hapnik on mingi teise koha peal, et tähendab, kuidas moodi teda saaks siis niimoodi ravida, et sind efektiivselt ravida. Aga nad unustavad sinna lisada, et kuidas moodi sind efektiivselt tappa. Tähendab, et sinna, no ütleme igal rahvusel, me oleme Soome-Ugri, eks ole, me oleme Põhjamaa inimesed, me oleme Koopa inimesed, meil on kõikidel olemas mingi tükikene geeni, mis on meil kõigil ühtemoodi. Tähendab, miks pärast on praegu kohutav hooga läinud käima, iga rahvuse juures otsitakse neandertaalase geeni jäljendid, et kui palju igas inimeses on neandertaalast alles. Tähendab, et eestlane on muidugi esimeses rühmas, tema puurib ja uurib nii, et lasega olla. Et teised nagu see eriti sügavalt ei huvita see, et kas mul on neandertaalase geeni või ei ole neandertaalase geeni. Aga Eestis on olemas geenipank. Tähendab, kui nüüd näiteks, no annaks Taara, mina olen maa usku, mina olen Taara usku, tähendab, et ja sügavalt Taara usku, et see geenipank ei satu mingisuguste väga halbade kavatsustega inimeste kätte. Tähendab, et näiteks rahvused ja kultuurid on võimalik ainult ühainsa mingi kemikaaliga lihtsalt ära hävitada, sest geenistruktuur rikutakse ära. Kõik. Rohkem mitte midagi. Äkki ühel päeval eestlased, kes on eestlased, eks ole, et kellel ei ole kohutavalt segu rahvas, kuigi me oleme siin piirimaa, me oleme nii sakslased, rootslased, taanlased, venelased, kui kõik segamini, kes parasjagu meist siin üle käis ja meie naisi siin kuritarvitas, siis veel ei olnud seda seadust, et ei taha, et siis ei olnud seda seadust veel. Et tähendab, meil on kõiki geeni sega pudru, võib-olla see hoiabki meid elus, võib-olla see kaitsebki meid. Et meil ei ole ühtset puhast eesti geeni.
aga see geenitehnoloogia vastuvõtmine, üleüldine vastuvõtmine ja nagu Andres Jõud ütles, et anna mulle seitse süsti, et küll on tore, siis mul on pärast hea olla. see on täpselt sama näide nagu narkootikumidest võõrutamine, need võõrutusravisüstid. see võõrutusravisüst on 1 kraad nõrgem narkootikum kui heroiin, eks ole. Lihtsalt, et üks narkootikum asendatakse teise narkootikumiga ja siis öeldakse, et me ravisime kokaiinist või siis oopiumist või siis millestki muust ravisime inimese terveks. Ei ravinud terveks, me kiirendasime tema teed taeva või põrgu trepil, lihtsalt ta kaob kiiremini siit ära. aga sellest mitte keegi ei räägi, sest see on ebainimlik. aga mina arvan, et meie Eesti teadlased ja geenitehnoloogid on piisavalt targad ja nad on targad. Ja sinna ei ole mitte midagi rääkida, et nad on ikkagi kõrgemal kui maailma tase. Et tähendab, ei pane sellistele lepingutele allkirju alla. Aga vanasti nüüd nõukaaega tagasi minnes, nõukaajal oli katsepolügoon igale vaktsiinile, igale süstile väga suur, sest süstid said kõik sõdurid korraga. Kui keegi biokeemik mõtles välja mingisuguse vaktsiini, siis kõik sõdurid said laksu kätte, piraki. Ja siis vaadati kuu aja jooksul, mis siis juhtub. Palju viskasid vedru välja, palju jäid haigeks, palju jäid terveks. Et katsepolügoon oli vabatahtlik olemas ja sellest keegi eitada või keelduda ei saanud. Aga minul on mitte hirm, aga ma suhtun väga ettevaatlikult sellistesse asjadesse ja tähendab, et kuidas ma nüüd ütlen, kutsun ka teisi ülesse, tähendab, et mitte oma spermat geenipanka külmutada viia. Sest ei ole tarvis teada, tähendab, et mis vigur teeb mind selliseks, nii nagu ma olen. Äkki mul on kuskil mingi anomaalia ja mul on süsinikul mitte 4 kovalentset sidet minu geenisüsinikul, vaid 5. Vot, et ma ei taha, et mingisugune tegelane sellest teaks. Aga samal ajal naised muidugi munarakkude külmutamine on vajalik, sellepärast, et kuna meie rahvaarv väheneb, naised ei viitsi sünnitada ja nii ehk nii varsti läheb, juba käibki see äri, surrogaatemade kasutamine. Et tähendab, munarakk viljastatakse ära isa spermaga ja ema munarakku ja antakse siis kandjale, kellele makstakse sellest raha ja antakse süüa ja ongi kogu juhus, et tema kannab selle lapse välja, kuna naine ehk see ema ei taha oma arme kõhu peale või kuskile mujale. Et surrogaatemade äri ei ole veel käivitunud, aga see varsti käivitub, kui meil on veel kellega käivituda. Nii et minu poolt on praegu kõik, aga ma mitte kardan, vaid keemikuna ma tean, mida geeniravimid teevad ja kuidas on võimalik inimest mõjutada. Inimest on võimalik täielikult lolliks teha ja mitte täielikult lolliks, vaid imbitsiiliks. Nii et ma mitte ei karda seda, aga ma tean, mis sellega saab teha. Aitäh. Ja suur tänu sulle, Märt. Kaheldamatult see geenipanga või toona geenivaramu teema, et see tõstatus ju meil siin üks sajandi vahetuse paiku 2000. alguse poole, et sealt alates on see järjest rohkem andmeid kogunud ja eks meil ole jah, erinevad geenid selles suhtes, et kellel on eestlase geene rohkem, kellel slaavi omasid, nii et siin jah, kuidagi see dünaamilisus on omaette fenomen. Aga jätkame ja Maarjo. Aitäh. No, Märt siin puudutas surrogaatemadust. No, mina olen selle koha pealt vastane, sellepärast, et see on puhtal kujul on see inimkaubandus, et siin küll tahetakse talle... Ma ei pooldanud seda, Maarjo, ma ei pooldanud seda. Ma mõtlen, et äri käivitub varsti. Just. Ei, Jumala eest ei poolda. Ma samamoodi ei süüdistagi sind, aga ma lihtsalt ütlen kuulajatele ja vaatajatele, et see on nagu täielik inimkaubandus. Sellele lihtsalt pannakse niisugused kaunid tiitlid külge ja siis süütunde pealt ka, et umbes, et paljud naised ei saa lapsi ja see annab nii-öelda võimaluse siis lapse saamiseks. Kuigi siin igasugused geid lõpuks kasutavad ise seda teenust ja
ja nii ta läheb. aga mis NETS-i puhul kõige rohkem hirmu tekitab, ongi see, et kui nii-öelda Eesti rahvale anda nüüd see võim kätte, mida siis WHO lõpuks nii-öelda delegeerib Eesti võimuritele, siis siin hiljuti oli ju küüditamise aastapäev ja noh, kui Nõukogude Liit suutis nii-öelda eestlased aktiviseerida niimoodi, et nad hakkavad üksteist küüditama ja rõõmsalt üksteise peale kaebama ja tegema igasugust jura, siis NETS annab väga suured hoovad selleks ja ainult vajuta nuppu ja eestlane hakkabki tegutsema iseenda rahva vastaselt. ja see pandeemia ilusti ju näitas kätte, me kõik saime tunda seda, kui sa läksid kohvikusse, siis su oma eestlane tuli ja noomis sind, et miks sul ei ole vaktsiinipassi ja igasuguseid asju ja tuled siin, miks sul maski ei ole ja et tuled siin tapma ja seda ütlesid meie omad eestlased ja need samused nii-öelda ja WHO delegeeris selle meie valitsusele, meie valitsus delegeeris selle meie rahvale ja oligi olemas. et see on kohutav, et juba selle pärast tuleks sellele NETS-ile täielikult vastu olla. Aitäh. jah, suur tänu sulle, Maarjo. Mis me nüüd siin oskame öelda? 5 aasta eest, mil inimesed olid aktiivsemad, siis tuldi ju sadade inimestega tuldi Toompeale välja. Sinna tipphetk oli 7. aprill teadupärast 2021 ja tookord saadi kõige hullemad punktid sealt välja. Tookord oli tervise- ja tööministriks Tanel Kiik, aga nagu näha, siis nüüd praegune minister Joller täidab suurepäraselt nõndanimetatud doktor Mengele rolli ja eks seal ole ka teisi selliseid võikaid punkte, aga kõige hullem on jah, just see sundravile saatmine kohtuekspertiisi analüüsida. Muidu selliseid asju juba hakatakse ilmselt ükshaaval juba ette võtma, et kaua meil siin vabalt liikuda lastakse, on iseenesest aja küsimus. Aga lähme siis viimase teema juurde, mis natukene küll läheb juunikuusse, aga ei ole vähem tähtis. Ja teema siis 3. juuni meeleavaldusega, kuigi siin meie portaal umbes 2 nädalat jagas reklaami ja tegi mõjutust selles suhtes, et jagada inimestele teavet, mis meeleavaldus endast kujutab, erinevad teemad võeti käsitlusele, tuulikud, siis seesamune LGBT teema, aga kindlasti ka seesama eelmine teema NETS-iga. Et kõik need asjad olid välja toodud selles suhtes meeleavaldusel ja enne kui siin Märdile sõna anda, kes ka meeleavaldusel sõna võttis, siis olid ju 2 tunni jooksul erinevad pea 10 kõnet, et selles suhtes tänu inimestele, kes aitasid seda korraldada, kes aitasid infot levitada. Aga mis muudab nagu olukorra natuke drastiliseks, on see, et kohale tuli heal juhul 70–80 inimest. Nii et see näitab, et ühelt poolt tööpäev on aeg, aga teiselt poolt inimeste apaatsus on nii suureks läinud, et ilmselt ennem kui see suurem majanduslik kollaps pole kätte jõudnud, inimesed ei julgegi tänavale tulla, sellepärast et siin on väga paljudel midagi kaotada. Ja küsikski kõigepealt Märdilt, kes oli ise ju ka koha peal, et miks 3. juuni meeleavaldus siis inimestele korda ei läinud? Ole lahke. Aitäh, kohal ma olin ja see organisatoorne pool oli väga hea, teavituspool oli võib-olla natuke nõrk. Aga noh, see on, ütleme, tööpäeva keskel halb aeg ja hästi-hästi pikk aeg oli meeleavaldus, eks ole, ta oli 4 tundi, et kella 1-st kella 5-ni, eks ole. Aga mina alustaksin pihta selle teemaga sellega, et mees läheb arsti juurde ja arst küsib, et sugu, te olete mees. Ja siis mees ütleb vastu, et aga need kõik ülejäänud teised sood on olemas, arst ütles vastu, et on olemas sugu, mees ja naine. Aga kus ülejäänud on, siis ülejäänud on hullumajas. Tähendab, see oli arsti vastus. Tähendab, et see, et
see kogu see LGBT ja see värk on riiklikult toetatud propaganda ja mingi muu üritus. Kui ma 13. Riigikogu koosseisus olin, siis me kaklesime sõna otseses mõttes selle üle, et riiklikusse eelarvesse kirjutati sisse LGBT toetus, suvelaagrite toetused ja kõik muud asjad. See on riiklikult doteeritud liikumine. Tähendab, et see on liikumine, mis ei meeldi enamusele Eesti kodanikkonnale ja rahvale. Tähendab, et see on sisse programmeeritud vastuolu ja sisse programmeeritud niisugune nagu kakluse moodi asi. Nüüd, kuna sellest oli üksi veel vähe, siis Kristiine Kallas tegi nüüd sellise triki, et ta kirjutas selle riiklikusse õppekavasse sisse. Et lasteaedades meil ei ole sugusid, meil on lapsed, on ju, koolides, algklassides on täpselt samuti, meil ei ole sugusid, meil on lapsed, tähendab WC-d ei ole märgistatud, poiste WC ja tüdrukute WC, ühtepidi kolmnurk ja teistpidi kolmnurk. Tähendab, et varsti me oleme Rootsi mudeli juures väljas, et kõrval poiss kakab, eks ole, ja kõrvalpoti peal ilma vaheseinata tüdruk pissib, eks ole. Igatepidi tore on ju. Ja teise ja kolmanda klassi lapsele lüüakse dildo lauale ja õpetatakse kummi peale panema. Selgitamata, mis see on. Tähendab, et kunagi ma püstoreporterina panin mööda Kristiinet ringi ja siis küsisin, mis te arvate sellest värgist, on ju. Ei ole hullu midagi, kõik on väga hästi, mõtlesin, aga kui teie poeg tuleb koju ja tutvustab, et see on nüüd minu naine, aga see on mees. Mis te siis, oota, siis ma pean teistmoodi suhtuma hakkama sellesse asjasse. Niimoodi, et põhimõtteliselt on see vastasseis, tähendab programmeeritud sisse poliitiliselt. Nii, ja praegu oli ainulaadne olukord, kui parlamendis oli liberalistidel absoluutne enamus, nad said 3/4 hääli kätte, et sotsid, eks ole, Reform ja siis Eesti 200. Et nendel oli absoluutenamus, nad said selle seaduse vastu. Seda seadust maha võtta on nüüd üpris keeruline, sellest 3/4 situatsiooni vaevalt enam tekib. See on vastu võetud. Nüüd, kui võtta statistiliselt algul, et tormasid hullunud, armunud kuradi lesbid ja hullunud, armunud homod, tormasid kohe perekonnases aktsiasse, büroosse abielluma, on ju. Möödunud aasta abiellus neid 400 kopikatega, see aasta juba abiellus ainult 200 kopikatega. Ja varsti nagu on see hullus nagu üle läinud. Selles mõttes, et see, mida nemad, ma olen neile alati öelnud, et senikaua, mida te seal oma magamistoas teete, tehke mis tahate. Aga mida te tulete tänava peale ja veel mõnitamaks inimesi sellega, et me oleme kloonid. Mõnitamaks sellega, et meie oleme sellised. Tähendab, no ole terviseks selline, kui sa tahad. Kes see sul keelab olla? Tähendab, et me oleme kõik erilised, eks ole. Aga ma ju ei tule lipuga, Anders ei tule lipuga välja, mina ütlen, ma olen keemik, ma olen üpris kõva vend, eks ole, ma olen kuramus 30 aastat kooli direktor olnud, vot ma olen mees, palun tehke järgi või makse kinni. Tähendab, et see on ju arulage, vähemuste toetamine. No vähemuste toetamine, kui sa toetad vähemusi, miks sa paned multikulti noortekeskused kinni, kus kohas on 63 rahvust käivad koos, milleks need kinni paned, kas nemad ei ole vähemused siis? Siis öeldakse sulle, sa oled putinist, sa ei propageeri eesti keelt. No sorry vaan, kas siis tähendab see LGBT siis tema propageerib tervislikku seksi või? No tähendab, et iga arst, iga uroloog, meestearst ütleb ikka, kui pärasoolikat kasutada suguorganiga, siis on 3-4 aasta pärast pärakavähk käes. Ja see lõpeb latentselt, eks ole. Nii et kuidagi naljakas. Tähendab, et mina kunagi esimesena tulin välja, kunagi Postimehes selle asjaga nimetasin seda haiguseks ehk geenirikkeks. On ju, et see on lihtsalt geneetiline rike.
et seda peab ravima, seda ei saa loosungitega ravida, seda peab keemiliselt ravima. mitte kemikaalidega, vaid seda peab ravima, kas psühholoogiliselt või millestki muus moodi. et see peab ravitav haigus olema. Vene ajal, nõukaajal pandi sellised inimesed vangi. et nagu selgus, et ta on niisugune, siis ta pandi kohe kriminaalide juurde kukeks, tähendab meesterahvas, kui oli. et meestel oleks ka naine olemas meestevanglas. et igatepidi oli nagu ära reglementeeritud kohe. et mina nagu, tähendab, kardinaalselt, tähendab, et riigi poliitikas ei tohi selliseid asju olla. et kunagi vanas Kreekas aeti taga ühte printsi, kes oli maskeeritud tüdrukuks. et kuidagi saada pärija kätte. ja ka siis see, kes oli saadetud seda printsi otsima, see oli nii kaval mees, et ta ladus leti peale nukud ja siis pani 2-3 pistoda ka. ja nuta või naera, aga see üks tüdruk läks ja võttis pistodad ja hakkas nendega mängima. nii et meesterahval on sisse kodeeritud mingid teatavad asjad, kuigi meesterahva ja naisterahva geneetilises koodis on ainult üks kromosoom, mis on erinev. et ülejäänud kõik on sarnane. aga see üks kromosoom teeb ikkagi sinust, ühest teeb see mehe ja teisest teeb see naise. ja meil on omad ülesanded siin looduses täita. nii et ma jätan praegu otsad lahtiseks, sellepärast ma ei taha punkt 1 kurjaks minna ja ma ei taha kedagi solvata. et igalühel on omad õigused, aga need on tema õigused ja tema ei pea oma õigusi vabas ühiskonnas teistele peale suruma. tähendab, et minule ei maksa peale suruda seda, et ma muutuksin homoks. et minul ei ole vaja seda peale suruda, mul ei ole vaja tuletada meelde, et sa oled hetero, kuule Märt, aga proovi natukene olla homo ka. Vaat ei proovi. et aitäh. Ja aitäh, Märt, see on väga hästi öeldud, et kedagi ei saa sundida, et noh, me siin kõik usume, oleme heterod selles tähenduses, et vaevalt, et siin keegi, ütleme, selline meeste armastaja on, aga see selleks. ei, palun vabandust, ma unustasin lisamata sulle. see LGBT värk on ära rikkunud ja lörtsinud kõige pühama asja, mis on meeste vahel. Meestevaheline sõprus, lahingusõprade sõprus, eks ole, meeskonnasõprus. kui 2 meest on võitnud mingisuguse pallimängu, näiteks väravapall, mina olen väravapallule endine, mäng on läbi, me tõesti südamlikult kallistasime, praegu ütles, näed, kurat, kõik peded mängivad. no kujuta pilti, no kuidas, no kõige püham asi, meestevaheline kompromissitu sõprus, tähendab lahinguvendlus, kõik siuksed asjad on ära lörtsitud, mis tegelikult hoiavad väga suurt sammast püsti. aitäh, palun vabandust, et ma pikendasin. Suur tänu igal juhul, Märt, et selles suhtes oleme siin kõik nõus, et see, mis oli traditsiooniline maailm 20 või isegi 25 aastat tagasi, on tänaseks kardinaalselt muutunud ja tänu sellele, mis viimase 12 aasta jooksul on peale surutud. Aga lähme siit edasi. Andres, sõna on sinul. See küsimus oli, et miks see 3. juuni inimestele nii vähe korda läks. Vaadake, inimene on ju, kes ta tegelikult on, ta on loomariigis karjalooma. ja kui tal on ninaesine olemas ja kui nina esimest ka ei ole, antakse see, ütleme, kärakas või midagi ette. Toome selle Ukraina, millest me siin kogu aeg oleme rääkinud ka, kuidas see Maidan hakkas. Seal ju kõik teavad, aga ei räägita, et mehed ju ööbisid, said $25 ööbimisraha telgi eest ja nii edasi, nii edasi. Ja vot sellepärast see korda ei lähe, karjaloomale ei lähe korda sellised olulised teemad. Sest teadlased nagu ka on rääkinud ja ütelnud, et 100%, 10% on head targad ja 10% on pahad targad ja ülejäänud 80% on mass. Sellega tee, mis tahad ja pane jooksma kuhu poole tahad ja kuhu poole mitte. Ja vot see ongi kõige hullem, just see LGBT, just see meeste sõprus lõhutakse ära, aga see tuleb mõne aja pärast uuesti tagasi. Ajaloost me teame, oli ka olemas ju naiste võimud
millega alustati üldse filmimist ja hakati igasugused naistähed ja sõdardid, sellega hakati lõhkuma süsteemi. Ja mis siin jääb üle lihtsalt vaadata ja oodata neid pärlase poisse ja need ei lase seda ligi ja see kultuurikanne, need, kes praegult veavad seda vähemust, nagu siin Stalini jutust ennemgi ütlesin, nende nimed ja aadressid on ju teada. Nii et igaüks peab ise võtma selle asja käsile, ma toon näite ka. Nõukaajal oli, kui ma isegi polütehnikumis käisin, räägin sellise loo ära, seda on teised ka paljud naernud, et ma sõitsin, mul oli raha vaja, meil ühikas, see oli Kingisepa 2, nüüd on see Liivalaia 2, oli ühikas polütehnikus ja ühika poistel raha ei olnud ja mul tuli meelde, üks tuttav saaks 5 rubla, saaks selle raha sealt kätte, et laenata ja siis sõidan bussis, tunnen, et üks patsutab mul tagumikku seal selja taga, ma mõtlesin mõni kena naisterahvas, vaatan ära, oi, ei ole üks noormees ilusti on seal. Siis ma vaatan talle otsa, mõtlesin, panen kohe vastu lõuga ära, aga siis plahvatas, et teeks teistpidi. Küsisin, kuule, kas sul 5 on? On. Sampa ka on kõik. No lähme siis välja, läksime Pirital ära, sinna pidime sõitsin, ma ei tea, sinna tahapoole Pirita lõppu. Ja siis panin paar tolakat ära, algus küsisin 5, panin tasku, panin tolaka ära, ta nuttis seal nurgas ja mis on, ma ütlen hea, et niimoodigi said 1 tolakaga. Läksin ära ja siis ühikasse läksin, panin sampa laua peale, käisin poes ka, võtsin piima ja vorsti, see rubla 60 oli, ma mäletan, oli doktori ja mis see lemmikvorst oli, panin ära, kurat, kus sa selle raha sai. Siis ma ütlesin, ma olin homoga füüsilises kontaktis. Kurat, nad panid nii naerma, vaatasid alguses, et ei alguses naernud, nad olid ju täielikult kuradi silmad punnis peas otsas, mis on, siis ma rääkisin selle asja ära, siis nad irvitasid, siis nad ükskõik, kes tuli, kui ma olin juures, ma ei tea, kusagil pool aastat, nad rääkisid, näed, seal läheb mees, kes oli homoga füüsilises kontaktis, kontrollisid, kuidas kurat, ma teen praegu sulle samast kontakti, siis nad seletasid ja irvitasid, alguses nad olid täitsa hädas. Ja näete, ega ma nendele vastu ei ole, aga sellel ajal oli ikka radikalism ja selline oli ära ja üks, kes käis liputamas ka, võib-olla Märki mäletab, Balti jaama juures käis hõlmu lahti tõmbama, küll sellega aeti taga, aga ta oli nii julge, sest seal taga, kus see linnavalitsuse osa oli, seal oli miilitsa jaoskond, ta ei kartnud sedagi, tunneli kaudu pani ja vot sedasi peab see olukord uuesti tagasi minema ja see vähemuste värk. Lähme ajalukku, ega bolševikke ei olnud ju rohkem, nad olid ka vähemuses, aga vaata, nad tegid sellise salakavala nipiga ära, et ühel koosolekul olid neid rohkem ja siis nad võtsidki endale nimeks bolševikud. Ja vot haridus, need jäid menševikeks ja need olid siis need ohvitserid ja haritud inimene, keda hakati vähendama. Aga näete, me peame siin praegu, me oleme juba nii vähendatud olekus, et peame aru saama, et see samane homo või see LGBT või siis see pandeemia, millest siin jutt oli, need ei ole naljaasi ja nagu Märt ütles siin geenivärk, see on niivõrd ohtlik asi, et igasugused asjad, mida sulle öeldakse, mõtle läbi, mida sa teed. Ja ära mitte kunagi karda, sellepärast ma võin öelda, ma olen 3 korda käinud seal ukse taga, ei võeta jutule, alati on midagi ära, küll oli mul pilt oli taskus ja kui hakata rääkima, et nägin, et pea oli paljas, kui ma olin see suusakepp läks 7. klassis, mul silm oli selline kolju raske peapõrutus. Nii et ärge pabistage, need valud ja löögid ja kehaline trenn on vajalik, mida ei tehta. Sest võtame natukene aega tagasi eelmine sajand, mis meil oli moes. Meil oli maadlus oli moes, boks oli moes, meeste asjad olid moes. Käisime boksi vaatamas, boksisaal oli ka seal Rataskaevus.
tänaval ja seal saalis sai ise käia, aga nüüd seda ei ole enam ja kui seal ütleme Lasnamäel teeb see meie Keskerakonna juhil, tema kool on, ma käisin seal koolis ka sees, seal trenni sees, oli elektriosa oli vaja siin aasta tagasi, midagi käisin mõõtmas, jäin ise vaatama, kuidas nad seal trenni teevad, siis see treener tuli sisse, ütles, mida see võõras siin on, ma ütlen, ma vaatan, tuletan oma noorust meelde, tuli juurde, küsis, vestles ja rääkis. Aga mis oli huvitav asi, ennem kui sisse läksin, üks poiss, räägiti seal Lasnamäel kõik vene keeles rääkima, nägi mind, et kuule onu, aita mind, aita mulle see veepudel osta. Ma ütlen, et kuidas ma sind aitan, mõtlesin, et ta küsib raha, ei, ma ei ulata sealt münti sisse visata. Siis ma tõstsin ta üles, pani ise sisse, sai oma pudeli kätte, ütles aitäh ja puhtas eesti keeles läks trenni. No vot selliseid, ütleme, trenni ei ole, kõik on ainult niimoodi. Ma olen ka naeraga ütlenud, et mis meil praegu treenime, maratonid kõik, ma olen ka neid läbi, paar tükki. Rahvaajale maratoni oli viimane rahvajooks, ma olin viimane, Ivo Linna tõmbas veel ansambli käima ka ja peale seda kadus ära, sest kuna ta oli rahva hääle oli siis maraton, nii et ei kõlba ära. No vot ma toon selle näite, aga mille pärast on, et peame selja sirgu ajama, sest mis meil põhiline on, me jookseme, igal poole jookseme, küll on maijooks, küll on võidujooks, küll ma ei tea. See tähendab, me peame eest ära jooksma kellegi eest, aga rääkige kelle eest. Ma ei saa aru sellest. Ja teine küsimus rahvale ka siin pakuks välja, paar päeva oli taga uudis, ma ise olen Haapsalus, igal pool millegi pärast spaasid ehitatakse. Pärnus ja Haapsalus ja kellele? Kui meid enam ei ole. Ja võin teile vastuse öelda, tulevad need, kes nõnda nimetatud nagu Märk ütles siin, et kes hakkavad uraani kaevandama labidatega. Nendel on vaja ju spaad, nendel on vaja ju puhkekohti, laagri. Need vot selline oli siis selle kohta, miks inimestele korda ei lähe. Hakake mõtlema, teie eest ei tee mitte keegi ärasta. Kui te ei taha ise, siis olete kadunud. Kui tahate, liigutage ära. Ja ütles ka, oli see Konfutsiuse poiss, mul on ka küsitud, miks Hiina maadlust nimetatakse konfun või see ära. Ta Konfutsiusest tuleb ju. Ja ongi lihtne lausega, millega lõpetaks selle luppu ära. Kes tahab teha, leiab lahenduse. Kes ei taha teha, leiab põhjenduse. Minu poolt kõik. Väga hea, aitäh. Just suur tänu sulle, Andres. Kindlasti tõstataks selle asja niipidi, et me oleme justkui mingisuguses pikas elumaratonis ja meil tuleb kindlasti hoida eluvaimu veel sees selles mõttes, et mitte poole tee peal ära väsida ja siis öelda, et enam pole mõtet kuhugi liikuda, et vastupidi, tuleb just seista selle eest, et ise siin kuidagi selles maailma hulluses ellu jääks ja samal ajal me näeme ju, kuivõrd vähe on neid, kes julgevad avalikult midagi öelda. Eestis on see kuidagi eriti viimasel tendentsiks muutunud. Aga siin annaks sõna nüüd Maarjale. Aitäh! Tegelikult on meil ju põhjus teada, miks siin inimesi tavaliselt vähe on. Märdiga täiesti nõustun, ongi see kommunikatsioon nõrk ja tegelikult see ei ole ka korraldajate viga. Isegi võib see olla kommunikatsioon nii hea kui tahes, aga kui seda nii-öelda peavoolu, seda reklaami ei lasta, siis ongi kõik. No siin plaan B-ga ajasime seda sundüürnike meeleavaldust. Meil oli igal pool oli nii-öelda reklaam üleval, aga Facebook tõmbab maha, YouTube piirab vaatajaid ja see nii-öelda tehakse marginaalseks ja siis, kui sündmus on ära tulnud, siis tuleb seal kommentaar, et teil oli meeleavaldus, me ei teadnudki. Noh, me ise teeme nagu kõik selleks, et oleks laiapildne kajastus, aga paraku meie vastas on süvariik ja oma tehnoloogiaga ta lihtsalt summutab ära meie nii-öelda reklaami.
aga mis puudutab nüüd siis seda gei teemat, siis ja ütleme, homopropaganda levimist kooli, siis siin hiljuti oli kas sotsid või oli see E200 uudis, igastahes Facebookis oli sihuke uudis, et nüüd lasteaedades tuleb hakata lastele süvendatult õpetama kõiki kehaosasid. et ikkagi laps peab teadma, mis on tussu ja mis on noku. ja siis ma vaatasin seal kommentaare ja üks lasteaia kasvataja ütles raudselt, et ei, tema ei hakka niimoodi õpetama lapsi, et temal on õppekava ja tema teeb vana õppekava raames ja et tema nii ei tee. ja siis tuli seal hunnik igasuguseid aktiviste ja feministe ja saad aru, nad läksid sellele nii-öelda verbaalselt kallale sellele lasteaia kasvatajal, kes seal kommenteeris ja ei olnud nõus. ja siis nemad vastasid talle sellega, aga mis te siis tahate, et pervod ja pedofiilid hakkavad siis tänu sellele lapsi kuritarvitama või? nagu noh, see on nagu nii hull, et kuidas nagu keeratakse see ideoloogia siis normaalsuse vastu ja see keeratakse ka nii-öelda pedagoogide vastu. ja no mina muidugi astusin sinna kaitseks välja, et mis mõttes, et kuidas see siis nüüd siis vähendab. et kui vanasti laps ütles, et see tädi või onu tuli näiteks mul saba katsuma, kas siis nii-öelda ema ja isa on täna siis nii lollid, et nad ei saa aru, et mida laps öelda tahab. ei, ta peab ikkagi ütlema, lajatama, et ta tuli mul riista katsuma või mu nokut näppima niimoodi, onju. ja siis ma soovitasin seal, et aga äkki siis lähme selle nii-öelda teemaga veel kaugemale, et viskame siis terve pataka Maja ajakirju kohe lasteaeda niimoodi laua peale, et las lehitsevad, et siis nad ju teavad kindlalt, mida need perverdid nendega tahavad teha. et siis nad juba ju teavad täpselt, et vaata, kui niisugune situatsioon tuleb, et siis on ilmselgelt, siis see on ikkagi halvasti kõik. ja noh, selle peale lõpuks siis vaikiti ja no see kõik on nii, see on nii tagurpidi maailm, kus me elame. ja noh, Andres Raid on ka palju kordi saadetes öelnud, et see on see taustsüsteem, et kui taust nii-öelda normaalne, siis kõik see normaalne sellel normaalsel taustal tundub normaalne. aga kui taust on pekkis, siis kõik ebanormaalne, mis selle pekkis tausta ees on, tundub normaalne. ja täna ongi niimoodi, et see taust on meil pekki keeratud ja nüüd need ebanormaalsused kõik õitsevad, aga see ükskord lõpeb. samamoodi nagu kunagi lõppes Rooma riik, lõpeb ka need lollused. aitäh. ja suur tänu, Maarja, kuldsed sõnad. eks me näeme seda kõike lähema aja jooksul, nagu siin sai räägitud, et see tsivilisatsiooni lagunemine on teadupärast aja küsimus, kui me laseme ikka selle asjal niimoodi käest ära minna. ja loomulikult, kui rääkida siin üldse sellest meediakommunikatsioonist, siis mäletame isegi, et kui siin veidi vähem kui 5 aasta eest meeleavaldus oli Vabaduse väljakul, siis tookord alles ju näiteks sama päeva hommikul lasti see uudis eetrisse, et tulemas on meeleavaldus vaba ühiskonna kaitseks, millest võttis osa ikkagi päris mitu tuhat inimest, väidetavalt üle 10 000. aga muidu jah, selliseid asju reeglina meedias ei kajastata, kui siis tagantjärgi. aga sellega nüüd siis ma tohin lisada sulle. Märt, palun. Ajalooline fakt, mis oleks lõpetanud minu koolidirektori karjääri, oli esimene see Pride paraad ja siis Pride paraadi mehitas Rein Lang, tuues laevaga Soomest homosi siia. nii et esimene paraad olid soomlased ja siis mõni üksik meie kloun.
See kõneleb liberaalide sellisest omakasupüüdlikkusest Rein Lang Soome omasid siia tuues. Väga huvitav. Ma pean Rein Langist väga-väga lugu, aga tema oskas malet mängida. Pole Ei. paha, nagu ta ütles. Nii, võib ma ka ütlen sõnakese sisse. Vaadake, praegu Märt viskas hea mõtte välja ju, et mehelikke väärtusi peaksime kutsuma Hiina või moslemi mehi õppima, kooli trennima. Arvutid nad ei tea, aga maadlust, kung fu'd, jiu-jitsu, karate, need tuleks sisse ja arvake ära, kohe oleks õiged mehed, kellele ütled, kas oled homo või oled homo sapiens, on kohe saalis, vähemalt vaatajana. Nii, ja paar tükki võitlevad omavahel ja hakkabki minema, hakkab boksisaalid ja kõik need olid ju täis. Ma toon näite ka, kui ma olin ma ei teagi, ma ei ole uurinud, kas Priidi Kippar veel elab, ma olen ise Kohtla-Järvelt sealt pärit ja seal tuli ka ju venelastega kõik see Ahtme ja kõik see kambad olid koos ja ma olin Oru koolis sealt ära ja kui olin pikali maas seal boksiringis, siis Priiti Kippar ütles, ta oli kohtunik eestlane, seal ütles, kui sa nüüd püsti ei tõuse, siis punktidega ära arvesta. 4 ringikohtunikku kannavad su maha, sa pead vastase pikali lööma, siis saab hakkama. Ja luges natukene vist aeglasemalt 10-ni ka veel. Nii et ma sain 8-9 peal püsti, võtsin asendi sisse, jätsin meelde, kui piraka sain ilusti pihta, ta oli pikali maas ja kui õikas see vene keeles, Andres Saukas on võitnud, ma olin 36 kilo, ma tundsin, et mees tõstis mu maast õhku. See rippusin võllases käepidamine, et tal oli nii hea meel oli. Noh, vot see ongi vaja meil endal ka praegu sisse panna, et tunneksime, et oleksime mehed sirge seljaga. Mitte, et seal värvime ei tea midagi ja midagi paneme. Nii et minu poolt selline lõpp. No nii, aitäh, Andres. See oli väga huvitav, kuidas sa seda rääkisid meile ja see on kindlasti asi, mida kuulata tasub kõrva taha panna. Aga saade on hakkamas jõudma lõpusirgele. Loodame, et hoolimata sellest, et majanduslikult on rasked ajad, et leiate võimalust meid ühel või teisel moel toetada. Nüüd siis aga, mis hakkab aasta teisest poolest olema, et järgmises saates on kindlasti saates kohal 3 inimest. 2 teemat valib kindlasti välja, millest me räägime ja kui 3. teema osas on lugejatel või siis nendel, kes siia saatesse tulevad oma soov, siis sellest saate ennekõike lugejad, kuulajad, saate märku anda meie YouTube'i kommentaarides. Aga saade hakkab siis vähemalt tunni pikkuselt edaspidi olema ja selles suhtes, et mis siin osata öelda, et elu on täis paradokse ja järske muutusi, et keegi meist ei tea, millal olukord siin Maarjamaal muutub selliseks, kus me ei saa ise ka kindlad olla, kuhu me edasi liigume. Aga igal juhul loodame, et oleme teiega õige pea taas tagasi ja omalt poolt siis ütlen nii palju, et järgmised paar nädalat mind eetris ei kuule, et võtan puhkepausi, et kuulete veel 21. juunil nädala uudiseid, aga edasi tuleb vahe sisse. Juulis hiljemalt 12. olen ma tagasi ja siis jätkan nädala uudiste ja siis ka vandenõude analüüsi saatega. Aitäh saates osalenutele ja head saabuvat suve! Kõigile tervist ja kannatust ja vaimu. Vägi on meiega. Nägemist! Nägemist ja jõudu kõigile!